donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. On siis jälle uus päev. Täna on esmaspäev jälle. Ja tulime siis siia, praegu oleme Tatarsanska Lomnikas. Ja plaan on minna siis Lomniki mäetippu. Jube udu paistab seal praegu. Aga me otsusime ikkagi, et ostame piletid ja lähme ülesse. Piletid saame sealt osta. Ja päris palju on, nii et poolele maale on pilet 22 eurot inimene. Ja ülejäänud pool on siis 27 eurot inimene. Nii et kahe peale kokku circa 100 eurot tuleb siis välja käia. Ja sõita saame siis köisraudteega. Ma ei tea, praegu hetkel ei paista siit. Nii et vaatame, kas see tasub ennast ära või jääme täitsa udu sisse. Nii, siit on siis näha ka need. Kõigepealt siis sõidame siit Skalnate Plesosse, ilmselt nende samade topsikutega. Ja siis on meil 11.40, see on natuke rohkem kui tunni aja pärast. Saame siis Skalnate Plesost edasi sõita Lomniki Stitile. Siit on siis näha, et siin praegu koha peal on 21 kraadi, Skalnate Plesos on 14 kraadi ja päris üleval tipus on siis 11 kraadi. Ma isegi arvasin, et külmem on. Ja siis tuleb välja, et piletite eest me siis kokku maksime ikkagi 102. Täpselt sama palju kui seal selle Baieris selle... Siin on 49 eurot. Mis mägi see oli, kus me Baieris käisime? Sukspitsal. Istume siis siin oma putkas, uksed pidid automaatselt sulguma. No ja sõidame, jah? Jah, sõidame. Võiks näis. Aken on natuke musta, aga siit siis niimoodi lähme. Aken, sa ei saa lahti. Ongi lahti ülevalt niimoodi. Ülevalt on lahti. Päris äge. Saa ei nüüd, et kõigutab. Hakkame siis Skalnate Plesosse jõudma. Nüüd me saime juba uude putkasse, tuleb välja, et see veel on alles, selle koha nimi on Start. Ja siit alles nüüd siis sõidame edasi Skalnate Pleso poole. Sõidame selliste putkadega siis. Lähme üles. Veidi ligemalt saada. Tuleb see kahe koht siin ei saa jälle. Jõudsime siis kohale. Mis asi? Jah, tuleb alla. Tule aga tibutab täitsa. Udu seest. Ma küll ei tunne praegu. Aga jah. Et siit siis tulime. Üles Lomniki Stitile hakkame siis sellisega sõitma. Tuhat 751 meetrit oleme praegu siis. Ja siit lähme Lomniki Stitile. Ja siin on mingi teisi kohti veel. Alla on täitsa udu sees, siit ei näe mitte midagi praegu. Me läheksime sinna, meil on aega veel, näed, vaata. Sinna nurga peale, sinna alla ja võtame natukene. Sealt saab võib-olla kui üle serva alla. Teeme siis veel aega parajaks siin Skalnate Plesos, et meil on umbes pool tundi veel aega. See siin peaks observatoorium olema. Väike mägijärv siin. Nii selge veega jälle kõik peegeldab vastu järve pealt. Ja siis tipp paistab ka siit. Äkki lähevad pilved laiali rohkem. Meil veab.
Meie putka siis tuleb. Selle peale me lähemegi. Oleks olnud äge. Spitsel jah, et on igavene suured ja üle 30 inimesi. Hakkasime siis ülespoole liikuma. Говорю, нормально сопитать, я в груди не гамбитеся, я вже почув того досить. A tam ta sedačka, Ano. tam se jezdí jenom... Oleme siis üles jõudnud. Hetkel on siin küll kõik udu sees, aga ehk läheb ka natuke vähemaks. Meil on nüüd siis 50 minutit siin aega. Ja ei saa kiiremini ka alla, kui ka tahaks. Nii et 50 minutit kohustuslikku aega siin. Tere, mägi vallutatud, jah? 2634. Ja sinna lähme muidugi pilti tegema pärast. Järv ka paistab. Ka ägedad vaatad. See on siis, mis ta oli, 2600, palju see oli kõrgus? 2634 meetrit siis. Siin on siis ka neid taimi näha ilmselt, mis siin kasvavad. Ja siis siit saab veel edasi sinna minna. Kui onu ära tuleb, siis lähen ka korraks. Saab siis siia välja minna. Ja siit saab siis. Äge. Jalge all ei ole ka midagi. Tühjus. Kahju natuke on pilvi, aga samas meil on ikkagi ka vedanud, on päikest ka, et me kartsime, et on täitsa pilve sees, siis ei paistaks üldse mitte midagi. Ja nüüd ikka paistab. Kihvt. Sõidame siis allapoole. Mõtlesin, et sõidame allapoole. Tak jako se maní sami, ty si jako, že se to ne... A sinna lähmegi vist. Jube kaua seisime, mingi 10-15 minutit vist. 10 minutit kuskil. No 10 minutit jah, et ma ei tea, ma arvan, et äkki selle pilve pärast läbi suure paksu pilve tulime. Ilmselt niš ta mají to? No nii, et olemegi siis ülevalt tagasi. Oleme praegu siis siin Skalnate Plesos jälle ja siit siis nüüd on 2 selle kopsikuga tuleb veel alla sõita siis. Et ühega sinna starti ja siis sealt juba Tatarsanska Lomnikasse, kus meil on auto pargitud. Et see Lomnikistit on siis Slovakkia kõrguselt teine mägi, et Gerlahovski on esimene ja kõrguselt see on siis teine. Täna on meil siis teisipäev ja praegu on kell on umbes 9 hommikul. Tulime Lukoili tanklasse, tangime, siin on kõige mõistlikum hind, diisel on 1,275 võrreldes teiste tanklate kettidega, et igal pool on ikkagi kallim. Et siin on kõige soodsam Ružomberokis ja plaan on siis minna Poinitse linna. Poinitse loss, Poinitse loomaed, et see on meie tänase päeva
eesmärk siis. Ja praegu on see Rusomperok siis, kus me tavaliselt poes käime ja mis meile kõige ligem keskus on meie kodule. Oleme siis teel Poinitse poole. Aga siin on niisugused lahedad teed. Sinka-honka üles-alla, nii nagu olid jah, nagu sa ütlesid seal Põhja-Poolas olid küll sellised lahedad. Kogu aeg keerutame siin Mäenõlval. Aga muidu meil on 20 kilomeetrit veel lõpuni, nii pole palju jäänud. Jõudsime siis Poinitse lossi juurde. Loss ise on siin, et vaatame, kuidas plaan on nagu seda lossi aeda vaadata, et me ilmselt lossi sisse ei plaani minna, et seal on mingi kunstimuuseum ja maksab vist 8 eurot sissepääs, et pole meie tassike teed. Aga see Poinitse linn ise siis sai linnaõigused 1966. aastal, et see, kus see loss asub. Kuule, neil on tibud ka. Väikesed on ka. 1, 2, 3 või 4 tükki, 5 isegi või? Jaa. Üks on kaval, kui panen sätti sinna hästi selja taha. Üritame sisse pressida, vaatame, kas saame. Mingid ehitustööd käivad jälle. Mingid ehitustööd käivad. Nii uhke ka loss. See loss on siis ehitatud 12. sajandil. Ja tegemist on siis romantilise muinasjutu lossiga, mis on üks kõige külastatavamaid ja kõige atraktiivsemaid losse Kesk-Euroopas. Siit saab terve lossi ka ilusti peale. Aga see loss on siis ka kantud Slovakkia kultuurimälestiste nimekirja. Ja praegu siis asubki lossis kunsti- ja ajaloomuuseum. Ja seda lossi on siis siin valitsenud erinevad kuningad. Ungari ja Böömimaa kuningas Václav III oli siin tal omanik. Ja siis 15. sajandil oli loss Mattias I valduses, kes siis selle omakorda kinkis oma abielu välises suhtes sündinud pojale Janos Korvinile. 1527. aastal läks loss aga Turso perekonna valdusesse ja kes siis tegi lossis põhjalikke ümberehitustöid. Nii et lossist sai siis mugav renessansiaegne elumaja. Ja lossi viimane omanik, kelleks oli siis krahv František Palfi, see reisis väga palju, ta oli kirglik kunstikoguja ja tema siis kujundas lossi ümber nagu Prantsusmaa Loori orukooti losse meenutavaks hooneks siis. Ja siin lossi pargis toimuvad siis muidu aastaringselt erinevad üritused.
et näiteks on väga tuntud on maikuus toimuv vaimude ja kummituste festival. Ja siin on muid üritusi ka korraldatakse siin palju. Kohalik posk. Luiged said peale veel pildi peale? See tagama, kui siin juurde. Okei. Ja lähme siis sinnapoole. Nüüd siis mööda seda pargiteed üritame jõuda loomaaiani. Põinitse loomaaed. Kui ma vanameest aru sain, siis see pidi viima otse kassade juurde välja. Ma sain ka nii aru, jah. 5 eurot oli parkimine. Ja ilmselt internetist loetud info põhjal siis on ka 5 eurot pilet loomaad. Vaatame nüüd dinosaurused. Sooväravad otse ees siis. No nii, saime siis loomaaeda sisse ja hakkame siis ringi vaatama. See loomaaed oli vist 1955. aastast või? Jah. Ja ta on siis üks 4 Slovakkia loomaaiast ja üks külastatavamaid üldse siis. Päris armsad pesukarud. Et see loomaaed on siis ka ühtlasi Slovakkia vanim ja tema pindala on 42 hektarit maad. Ja 2008. aastal näiteks külastas seda loomaaeda 20 miljonit inimest. Ja kokku on siin loomaaias siis 414 erinevat loomaliiki ja 2268 erinevat eksemplari. Ja kõige huvitavamad pidid siis olema ahvide ja elevantide ekspositsioonid. Üritab sealt pulgaga siis kätte saada mul marja. On seal mingid marjad ja nad niimoodi kepiga ajab taga neid. Peab siin auku saama, saab kätte. Vist jah? Alla. Näed. Aha, painutab, näed. Ei ole kaval tegelikult. Kurat, ei ole üldse loll. Võtaks painutas seda ka. Aja saama see pulga kõveraks ilusti. See on päevatöö, ei saa nii peagi sellega hakkama. Antsud on siin. Nimed pidid olema Kuula ja Maaja. Ma ei tea siis kumb on kumb, aga Kuula ja Maaja. Need elevant on ka mugav loom. Viskas londi üle kihva ja ei ripu niisama tühja. Tibud ka lindudel siin. Mingid kurelised. Kuidagi tundub, et sellel loomaajal ei ole nagu mingit loogikat, et me üldse ei saa aru, et mis pidi käia või kus need loomad on või et ei tea. Need, et inimesed ei segaks. Ikka kurja näoga küll. Saab linnavaadet ka. Oni nas czekają, jak
Noitsupiis on ka, noitsupiis on. Oodatagi. Ma poleks nii valgelt kaamerit osanud. Täitsa valge, jah. Aga ta võiks siia poole vaadata. Kaamel vaata siia. Sa pead ta millegagi välja vihastama, et ta tatistaks su peale. Ma arvan, et ma ei tahaks seda. Miks? Kaameli tattida on siuke seda maapesta, kui ta on väga raske. Arvi leidi sooslikud ülesse. Peeretas sulle. Siit paistab see sama Poinitse loss siis veel. Selline vaateplatvorm kohe. Kiisu magab siin. Nii magus uni. Ongi jah, mõlemad. Issit voodisse ei lastud. Emmed on voodis. Kadmikarvalised. On jah, need on vist vähe suuremad ikkagi. Kolm munni. Partiaestaga. Aga et loomaaia meil ongi siis läbi käidud. Et tundub nii. Et kõik, keda nägime, seda nägime. Aga ei näinud ja näinud. Ja keda ei näinud, seda ei näinud. Aga üldiselt jättis natuke sellise nigela mulje see loomaaed, et tundub, et isegi Tallinna loomaaed on väheke parem, rääkimata siis Varssavi või Berliini loomaaiast. Aga edasi ma ei tea, võtame suuna jälle kodu poole vist. Võib-olla seal Martinis teeme väikse shoppingupeatuse. Ja siis koju.